Artur jättis muidugi mainimata selle, et minu vastas istub nüüd naisterahvas, kes omab 30 aastat kaitseväe kogemust, kes 2016. aastal võitis Eesti selgeltnägijate tuleproovi ja muuseas, mis kõige tähtsam, 2018. aastaks ennustab ta meile armastust ja rõõmu. Tere, Anu! Tere! 2018 täis armastust ja rõõmu tundub lausa uskumatu. Ennustustes on ikka tavaliselt ka sellist negatiivset külge. On meil tõesti nüüd ilus aasta tulemas? Inimeste jaoks on ilus aasta tulemas, kui inimesed sellesse ise usuvad. Usk, see on kõige tähtsam. Inimene peab uskuma, et järgmine aasta on tema jaoks väga hea aasta, väga meeldiv aasta, täis meeldivaid tegemusi, meeldivaid inimesi ja meeldivalt just nimelt seda, et ma sean endale eesmärgid, need eesmärgid täituvad ja minu kõrval on armastavad inimesed, kes mind selles eesmärkides aitavad, mille peale mina ise püüdlen, et tegelikult on aasta täis rõõmu. No eesmärkide seadmine ja unistamine on üks väga oluline asi. Minu isiklik kogemus näitab, et kui need ikka kirja panna, siis suur osa nendest täitub. Kuidas õigesti unistamine käib? Meie inimesed ju kõik unistame. Meie inimesed unistame oma mõtetes. Aga see, et me tahaksime, et meie soovid läheksid täide ja et meie soove kuuleks universum, see tähendab seda, et kas me nüüd paneme need soovid paberile kirja ja loeme nad siis ette kasva kuuaeg või loeme ette täiskuuga. Või me lihtsalt tuleme kodunt välja, olles veendunud, et ma tean, mida ma oma elus tahan saavutada ja ütlen lihtsalt selle universumine välja. Me peame enda soovid andma häälega välja. See on üks asi, et need meie soovid täituksid. Sest kui me mõtleme, see on hea, aga me soovid jäävad nagu meie mõtetesse kinni. Kui me räägime välja, mida me tahame saada, ausalt, otsekoheselt, siis need soovid hakkavad täituma. Soove tuleb seada niimoodi, et me peame täpselt teadma, mida me tahame saada. Et mida täpsem on soov, seda kiiremini universum seda kuuleb. Seda kiiremini see asi täide läheb. Ja mida te kõikidele eestimaalastele soovite? Mina soovingi tegelikult kogu Eestimaale armastust. Soovin jätta meelde seda, et Eesti on üks, et kõik me oleme Eestis sündinud, et kelle teed lähevad kunagi Eestist välja, siis loodame, et nad tulevad tagasi, sest ainult, ütleme siin kodumaal saavad inimesed olla õnnelikud sellepärast, et just nimelt selle jaoks ongi nad sündinud Eestis. Ja saadan kõigile armastust ja headust. Minu 4 A-d: armastus, andestus, ausus ja austus.